Austatud volikogu, kell on saanud 5. Alustame oma 2. detsembri volikogu istungiga. Volikogu istungi päevakord on meile varem välja saadetud ja on ka siia ette kuvatud. Ma loen ka punktidena ta veel kord ette. Esimene päevakorrapunkt vallavanema informatsioon, teine päevakorrapunkt vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine, kolmas päevakorrapunkt vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine, neljas päevakorrapunkt vallavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine, viies päevakorrapunkt vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine, kuues päevakorrapunkt vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine, 7. päevakorrapunkt vallavolikogu külade ja turvakomisjoni koosseisu kinnitamine, 8. päevakorrapunkt vallavolikogu tunnustuskomisjoni koosseisu kinnitamine, 9. päevakorrapunkt vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine, 10. päevakorrapunkt vallavalitsuse liikmete kinnitamine, 11. päevakorrapunkt esindajate nimetamine Raplamaa omavalitsuste liitu, 12. päevakorrapunkt esindajate määramine sihtasutuse Raplamaa omavalitsuste arengufond nõukogusse, 13. päevakorrapunkt vallavara tasuta kasutusse andmine Suvila tee 27 ja 27a Aespa, 14. päevakorrapunkt osaühing Kohila maja põhikirja muutmine ja 15. päevakorrapunkt muud küsimused. Kas on volikogu liikmetel päevakorra osas küsimusi? Küsimusi ei ole, siis palun päevakorra kinnitamiseks käega märku anda. Kes on päevakorra kinnitamise poolt? Ühehäälselt. Aitäh! Nii, vallavanem on meil kenasti kohal ja lähme esimese päevakorrapunkti juurde, vallavanema informatsioon. Palun, vallavanem Uku Torjus. Tervist, head volikogu liikmed! Mina oma infopunktis räägin siis eelarve täitmisest, ehitustegevusest, teedeehitusest ja siis olulisematest sündmustest ja näitustest, mis meil ees seisavad. Kõigepealt siis eelarve täitmine. Me ei saanud kahjuks kõige värskemaid näite, sest novembrikuu kohta pole veel kõik andmed laekunud, nii et siin on see tehtud siis oktoobri lõpu seisuga, aga tervikuna võime öelda, et eelarve on laekunud hästi, et meil selles osas väga suuri muresid pole. Et meie maksutulu on laekunud 6,8% rohkem kui eelmisel aastal sama perioodil ja sealhulgas siis tulumaksu on laekunud 7,3% rohkem. Suuremad on olnud ka meie kulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiselt siis seonduvad need lumekoristusega ja libeduse tõrjega. Samuti on kulud suuremad olnud seoses majanduskuludega, eeskätt siin seotud sellega, et küttekulud on olnud suuremad ja elekter teatavasti samamoodi. Selle hind on viimastel aegadel kõvasti kasvanud ja see on põhjustanud siis ka suuremaid kulusid. Ja on suuremad kulud ka sotsiaalteenuste osas, aga
Nendega on nii, et nende katteks annab riik raha ise, toimetulekutoetus ja asendushoolduse teenused, et nii, et kui on kulud suuremad, siis selle võrra siis ka riik annab meile rohkem raha. Ja siin ka võrdlus siis meie lähemate naabritega, kuidas tulumaksu laekumine on muutunud. Ka siin ei ole meil põhjust kurta, aga jätkuvalt jääme maha siis Kiili ja Saku vallast, aga teiste naabritega võrreldes on meil suhteliselt hea seis. Nüüd ehitus. Siin tahan ma siis välja tuua selle, et esiteks käib Sipsiku lasteaia kinnistu sisene veetorustiku projekteerimine, teatavasti see veetorustik on seal niisuguses kehvas seisus ja nii mõneski kohas lausa ausõna peal. Ja kevadeks siis on plaanis siis ehitusluba saada ja ehitustegevusega alustada. Tänavalgustuse tööd käivad meil vallas, kindlasti olete seda ise ka tähele pannud, ja tööd on nüüd tehtud, aga vaja on siis täpsustada vaegtööde maht ja ka haljastustööd, et need jäävad siis kevadeks, sest talv on juba käes ja neid töid praegu teha ei saa. Kohila gümnaasiumis käivad automaatse tulekahjusüsteemi renoveerimise tööd on tehtud, dokumentatsioon on veel küll esitamata ja Päästeamet peab seda veel ka kontrollimas käima. Nüüd meie üks kõige suuremaid ehitusobjekte, Aespa lasteaed, seal õnneks läheb kõik plaanipäraselt, ehitustööd käivad ja tellitud on siis ka elemendid, nende monteerimine siis on plaanis kuni aasta lõpuni. Kohila spordihoone staadioni Tartani renoveerimine, siin kahjuks ei ole meil hästi läinud, töövõtja viivitas tööde alustamisega, alustas sellega alles augustikuus, siis tulid vihmad peale ja nii on ta veninud. Praeguse seisuga on küll tööd tehtud ja tartaan maas ja on ka jooned värvitud. Praegu käivad siis vaidlused ebakvaliteetse töö üle ja kuidas siis tagada tartaani korrastamine järgmise aasta kevadel. Ageri rahvamaja, siin kus me siis praegu viibime, et foajee ja saali osas on tööd tehtud, on paigaldamata mõned uksed, seda just seetõttu, et puuduvad projektikohased riivid ja lingid ja tarnija lubas need siis töövõtjale kätte toimetada detsembris sellel kuul, et loodetavasti saab siis need tööd ka ära lõpetada. Loone silla ehitusluba projekt on valmis, sellest sai räägitud ka eelmisel volikogu istungil ja nüüd on ka ehitusluba olemas, et saab ehitushankesse minna. Ja siis Tohisoo mõis, seal on tegemist probleemid sademeveega ja see projekt on valmis ja käib siis ehitusloa taotlemine. Mina kahjuks ei saanud küll eelmisel volikogu istungil olla, aga anti mulle info edasi, et oli küsimus bussi ootekoja kohta ja kuidas ma nüüd ütlen, kaua tehtud kaunikene või, et see küsimus on meil mitmel volikogu istungil siin laual olnud. Aga nüüd on ta lõpuks valmis, vasakpoolsel pildil on siis see, mis seal praegu on ja paremal poolsel pildil on siis see, milleks ta võiks saada, et sinna tellitakse ka siis sellised Kohila gümnaasiumi sümboolikaga niisugused küljeseintele niisugused kleebised ja siis on ta kindlasti veelgi atraktiivsem. Sarnane on paigaldatud siis ka Tohisoo bussipeatusesse. Nii, teede juttu on mul nii palju, et see mahub kohe 2 slaidi peale. Kõigepealt siis Kurtna tee rekonstrueerimine, see on lõppenud, on jäänud veel üksikud tööd. Viliveres siis asulasiseselt Okka tee ja Kariste tänava vahelisel lõigul on vaja puid ja hekki
raadata ja on vaja ka täiendav kraav rajada, et need siis jäävad hilisemaks. Angerja silla ehitustöö, mis on meil ka üsna pikalt olnud siin arutusel, see on lõppenud ja sild on liiklemiseks avatud olnud juba, aga jäävad siis vaegtööna järgmise aasta kevadesse silla katte pindamine, mida lihtsalt praegu ei ole võimalik teha. Nurmejala tee rekonstrueerimine, see on meie kohustus, kohtumenetluse raames on meil selline kokkulepe, et me peame selle aasta lõpuks selle valmis saama ja ühel või teisel moel me selle saame ka, et me oleme selle jaotanud praegu 2 etappi, et esimeses etapis siis kaetakse tee freespurukattega ja siis pindamine ja haljastus jääb järgmise aasta kevadesse. Nüüd Vilivere tee rekonstrueerimine, et sellega me siit Kohila alevipoolsest otsast alustasime ja plaan oli siis jätkata seda siis Katikodu juurest kuni sealt üle raudtee. Kahjuks need pakkumised, mis meil hankes tulid, ületasid olulisel määral neid võimalusi, mis meil eelarves ette oli nähtud, seetõttu me seda ei saanud aktsepteerida, need kulud lähevad edasi järgmisse aastasse, aga osaliselt siis saame töid teha selle võrra, et saab sinna paigutatud siis raudteejaamast kuni Kati koduni tänava valgustuse, et see on ka kohalike elanike jaoks suur probleem olnud, et sügisel ajal, kui on porine, et siis on raudteejaamast suht raske sinna Kati koduni ja sealt edasi üle jõe Viliveresse minna, et kui see valgustus saab valmis, siis vähemalt see probleem ka laheneb. Nüüd Kiisa-Kohila kergliiklusteest on ka viimasel ajal juttu olnud palju ja selles osas on siis eskiisjoonised valminud ja Transpordiameti poolt on väljastatud ka tehnilised tingimused, mille alusel siis saab alustada siis põhiprojekti koostamist. Ja nüüd kõige suurem, kuidas ma nüüd ütlen, mille üle meil kõige rohkem suurem mure olnud, on siis Urge-Prillimäe Salutaguse kergliiklustee. Et ka sellega asjad edenevad, ehitusleping on sõlmitud Tallinna Teede Aktsiaseltsiga ja tööde teostamise aeg on siis aasta pärast 30. november 2022. Siin on veel väike probleem jah, et kõigi maaomanikega või 2 neist ei ole õnnestunud veel sõlmida maakasutuslepingut, aga töö selle nimel käib. Nii, ja siis teisest slaidilt veel teede kohta nüüd Kernu-Kohila rekonstrueerimise põhiprojekt. Siin on küll tegija ja selle protsessi initsiaator on riik ja Transpordiamet, aga me oleme nendega koostööd teinud, et siis need küsimused, mis vajaksid lahendamist Kohila valla seisukohalt, et nad neid arvesse võtaksid ja osaliselt on neid ka arvesse ka võtnud. Eeskätt Kohila alevis siis need kõnniteed ja siis Hageris ka kõnnitee ehitamine kuni sealt Hagerist väljapoole, kuni sinna ristmikuni, mida siis Transpordiamet on nõus välja ehitama, et meie ülesandeks jääb siis tänavavalgustuse sinna panemine. Ja teine projekt, mida riik veab, on siis Tõdva-Hageri maantee rekonstrueerimise põhiprojekt ja selle tellija on siis ka Transpordiamet ja seda plaanitakse teha 2022. aasta jooksul. Siis Aespa piirkonnas nüüd need ÜVK tööd on vähemalt see etapp, mis algselt oli plaanitud, on lõpukorral, on jäänud siis veel teede taastamine ja ühes piirkonnas on jäänud see veel taastamata ja tõenäoliselt jääb siis ka järgmise aasta kevadesse.
Sündmused, jõulukuu on käimas ja jõulukuul teatavasti on hästi palju erinevaid sündmusi ja need sündmused ei mahtunud mul ka ühe slaidi peale ära, ehk oleks mahtunud, aga siis oleks raske lugeda olnud. Et kõigepealt siis, kes käis nüüd pühapäeval siis advendiküünla süütamisel, ilmselt sai hea kogemuse sellest, kui kena seal on, et praegu on seal siis jõulukuused valgustatud ja see on tõepoolest atraktiivne, et seal on ka õhtuti näha, kuidas pered ja lapsed seal aega viidavad ja ka pilti teevad. Nüüd järgmine sündmus, seal on siis 10. ja 11. detsembril, kus on siis jõulumaa ja kohal on ka jõuluvana ja erinevad atraktsioonid ja toimub ka Kohila vett. Ja 11. detsembril on siis traditsiooniline kihelkonna jõululaat. Ja siis on siin mitmed kontserdid, mida ma siin praegu üles lugema ei hakka. Ja siis on jäänud veel näitused, et siin ma ka nüüd üksikasjalikult neid lugema ei hakka, et võib-olla tasub tähelepanu pöörata eelviimane, et Sutlemaa mõisas jätkub aasta lõpuni kummituste näitus, et kellel närvikava korras, et see võib seda siis külastama minna, et ma ise ei ole kahjuks jõudnud veel. Nii, ja ongi minu poolt kõik, aitäh! Suur tänu, hea vallavanem! Nüüd on igal volikogu liikmel 2 küsimust, et kuna meie hulgas on tõesti ka uusi volikogu liikmeid, siis lihtsalt veel kord kordan üle, et iga päevakorrapunkti arutamise juures on igal volikogu liikmel õigus küsida 2 küsimust ja lõpuks ka siis lühikene sõnavõtt teha, kui on soovi. Aga nüüd palun siis küsimused vallavanemale. Jaanus? Ma kõigepealt kommenteeriks seda kaua tehtud kaunikest bussijaama seal kooli juures, et jah, kaunis on ta tõesti, aga ma selle 4 aasta ootamise peale kujutasin ette, et sealt tuleb ikka midagi sellist, kuhu mahub natuke rohkem kui 5 last. Aga las ta olla. Küsimus tegelikult on Villule, et hea näha, et see anger ja sild hakkab lõpuks valmis saama nüüd. Küsimus nende torude kohta, mis sealt üle jäid, kas nendega midagi ette võetud või on need ikka seal, kus nad olid aasta tagasi? Minu teada neid ei ole kuskile praegu olnud võimalik paigutada. Tuleb ka arvestada, et tegelikult on nad sellises, et need torud on siis keskmisest suurema mõõtmetega, ma mõtlen, et kui neid kuskile tavatee peale mingiks truubiks kasutada, et seni ei ole olnud sellist võimalust neid kuskile ära kasutada, et paraku nii on. Bussipeatuste tegemiseks torusid? Jutusi võib olla tõesti ka erinevaid ja variante nii-öelda kaalutud, aga tuleb, nagu ma ütlesin, ikkagi see toru läbimõõt on üle 0,5 meetri. Et vabandust, ma praegu peast jään isegi võlgu, kas ta nüüd 0,5 meetrit, ta on ikka suuremad kui 0,5 meetrit, jah, et see läbimõõt on olnud praegu see takistus, mis on olnud nagu nende kasutamiseks, et võib-olla tulevikus tuleb see selline koht ka, kuhu need torud maha panna, ütleme nii, et siin viimase, see on siis juba
peaaegu et 2 aastat tagasi või ütleme aasta tagasi, kui valmis siis truupide selline uuring või ekspertiis, et kaardistati need kohad, mis tahaksid nagu vallas, kus on truubid, tähendab, mis tahaksid ülevaatamist ja korrastamist ja võib-olla väljavahetamistki, et kui me ükskord suudame seda plaani hakata ellu viima, et võib-olla siis selle raames järsku saab ka neid torusid kasutada, ma ei oska niimoodi peast öelda ja laiemalt vaadates terve see Aespa on ju selline koht, kus eriti kraavide puhastamine, sealhulgas ka truupide uuendamine ja kõik selline asi, noh, see on lähiaastate nii-öelda üks suur projekt, mida Kohila vald võiks ette võtta, kui selleks vahendid leiab. Aitäh! Nii, jaa, ole hea! Aitäh! Minul küsimus lühike, et millal on planeeritud tööle panna või siis kasutama hakata lumekahurit või lumekahureid, et palju neid üksus teadaolevalt on hetkel? Jah, see projekt on ju mitu aastat ja ka veel järgmine aasta ja nende vahendite ostmine käibki siis igal aastal vastavalt sellele mahule, mis on ette nähtud, et praegu on meil üks lumekahur, aga ei ole meil välja ehitatud seda veevõtusüsteemi ja elektrivarustussüsteemi, et kui see saab paika, siis saab seda teha, aga see ei juhtu veel sellel talvel. Kasutan teise küsimusega ära, et aga umbes planeeritud, mis ajaks järgmise aastaga peaks siis see projekt läbi saama ja saab neid vahendeid kasutada, et siis saab need kõik asjad kokku. Suur tänu, Kaul! Sannal oli küsimus, palun, Sanna. Ma sain aru, et remont on nagu lõppenud, kas see osa nagu pole siis tellitud või? Tähendab, selles mõttes, et lõppenud on see osa sellest remondist, mis oli planeeritud, et kui sa mõtled seda lava, siis seda ei olnud planeeritud. No eks sammhaaval, kuidas raha jätkub. Nii, on veel küsimusi? Jaa, palun, Jaanus. Ma küsin siis selle Prillimäe kergtee kohta. Ma saan aru, see ehitus on plaanis, ehitama hakatakse, suur lubadus on, et 22 lõpuks saab valmis. Kas see on ka Maanteeametiga on nagu kooskõlastatud, Maanteeamet oma asjad saab selleks ajaks valmis? Ma saan aru, et see on seotud selle uue ümbersõidu ja kõigi sellega. Et kas need asjad nagu, see on nagu kindel plaan, et 22 lõpuks on valmis kõik? Sa pead silmas siis seda nüüd Hageri seda, ei või mida? Prillimäe. Jah, nii on teedespetsialisti sõnul leping sõlmitud selline. Nii, tõesti, on veel kellelgi küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, vallavanem. Tahtsid? Ma võib-olla täienda seda, mis puudutas selle Urge viadukti ilmselt peeti silmas, kui me rääkisime sellest kergliiklusteest, vallavanem pidas silmas, et Prillimäe kergliiklustee saab 22 lõpuks valmis. Et see on täiesti reaalne. See, et kui nüüd Urge viadukt selleks ajaks valmis saaks, et selles meie kindlad ei ole. Kas need kaks omavahel üksteist ei seganud? No nad segavad nii palju, et ütleme siis selliselt nagu kergtee planeeritud on, eks ju. See kindlasti ei teostu, see kergtee ikkagi tuleb siis ütleme sinna maanteeni välja, aga teda ei saa nii-öelda lõplikult ära lõpetada enne, kui ikkagi viadukt ka valmis ehitatakse. Et sisuliselt ikkagi see kergtee valmiskujul tuleb ikkagi kuni viaduktini
ja seal, kus hakkab viadukti ehitus, noh, seda peab ootama kahjuks. Jah, nii. Just, jah, õige märkus. Nii, aitäh, aga paneme siis punkti päevakorra esimese päevakorrapunktile ja lähme teise päevakorrapunkti juurde, vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine ja ettekandja eelarvekomisjoni esimees Marion Raudsepp, palun. Ole hea, tule. Jah, siis jääb see heli ka peale. Tere õhtust, rõõm olla. Eelarvekomisjon saab olema siis sellisele liikmed, nagu te siit ekraanilt näete, et Isamaa esindajad olen mina, Aarne Suviste, Anu Nigesen, Riina Riska ja Siim Haabma. EKRE esindajad on Lii Peetsalu, Kristi Kongas-Liiva. Parem-Kohila esindajad on Anu Häinikäinen, Heinike Reisin, Tanel Villand ja Reformierakonnast on Aivo Rahu. Ma loodan, et meil saab olema üks konstruktiivne komisjon ja saame kõik teemad rahulikus meeles läbi arutatud ja tulemuseks siis parimad tingimused Kohila vallale ja Kohila valla elanikele. Suur tänu. Kas on Marionil küsimusi? Ei ole. Aitäh, siis saame minna hääletamise juurde. Et kes on selle poolt, et Kohila vallavolikogu, nii nagu siin ka ette sai loetud ja ka siin praegust ka teie ees on sellises koosseisus, et selline eelarvekomisjon saaks kinnitatud, palun anda käega märku. Ühäälselt. Aitäh. Eelarvekomisjon on kinnitatud. Lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja hariduskomisjoni esimees Elari Lend. Palun, Elari. Tere kõigile. Hariduskomisjon siis ka 11-liikmeline. Siin on need natukene teises järjekorras või selles mõttes, et on ka aseesimees, et siis Isamaa poolt Elari Lend, Anu Nigesen, Kirsti Solvak, Marion Raudsepp, Ragne Pesur, EKRE poolt Martin Kontus, Natalja Tkatšova, Parema-Kohila poolt Taili Vahesaar, Tuuli Särekonno, Birgit Villum ja Reformi esindaja Kadi Sild. Loodame meeldivale koostööle. Aitäh! Suur tänu! Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis saame minna hääletamise juurde. Palun anname käega märku, kes on hariduskomisjoni kinnitamise poolt, ette loetud ja siin ka ees oleval koosseisus. Palun käega märku anda. Ühäälselt, aitäh! Hariduskomisjon on kinnitatud. Lähme järgmise komisjoni juurde, vallavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Henri Tombak. Henri, palun. Puudub. Henrit ei ole. Aseesimeest veel ka ei ole. No, aga siis teeme praegust niimoodi, et volikogu esimees loeb selle teile ka ette. Komisjoni koosseis on siis Henri Tombak, Kristjan Randalu, saan aru, et need on EKRE inimesed, Meelas Järmus Blomqvist, Elari Lend, Anu Nigesen, Tessi Ilustrum ja Kaisa Höögren on Isamaa nimekirjast, Marika Jahila ja Heinike Reisin on Parem-Kohila, Kaili Tuul ka, nii et kolm inimest on Parem-Kohilast ja kokku on 10-liikmeline, et selline on siis praegust välja pakutud meie nimekirjade poolt. Kas on küsimusi?
Kui küsimusi ei ole, siis anname käega märku, kes on sellise komisjoni, kultuurikomisjoni kinnitamise poolt. Palun anname käega märku. Tundub, et ühehäälselt. Aitäh! Kultuurikomisjon on kinnitatud. Lähme järgmise päevakorra punkti juurde. Vallavolikogu maakomisjoni koosseisu kinnitamine ja komisjoni esimees Heiki Hepner. Ja vallavolikogu maakomisjoni siis nimekiri on 11-liikmelisena teie ette toodud. Heiki Hepner, Alar Haabma, Marika Kesa, Regina Sulakatko ja Risto Rumm on Isamaa nimekirjast, Laur Laanmets, Raido Otto ja Tanel Villand on siis Parem-Kohilast, Aivo Laadoga Reformierakonnast, Priidu Rõõmus ja Siim Poom EKRE nimekirjast. Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis lähme hääletamise juurde. Palun anname käega märku, kes on nõus sellises koosseisus maakomisjoni kinnitama. Palun anname käega märku. Ühehäälselt. Aitäh! Kohila vallavolikogu maakomisjon on kinnitatud. Võtame päevakorrapunkti 6. Vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine, ettekandja spordikomisjoni esimees Kaido Mägi. Kaido, palun. Tere õhtust ka minu poolt. Lubage siis esitleda uut 11-liikmelist spordikomisjoni järgmises koosseisus, kus siis Isamaa poole pealt siis esimehena Kaido Mägi, Shanna Randma, Rita Torgo, Siim Haabma, Risto Rumm. EKRE poolt on komisjoni üles antud Kati Reispass ning Martin Merilaine. Parem-Kohila poolt Kaili Tuul, Kaire Puhkan, aseesimees Kaur Heinaru ning Reformierakonna esindaja Aivo Rahu. Ja loodan ka komisjonile pikka iga ja toimekat 4 aastat. Aitäh! Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, suur tänu, Kaido, ja saame minna hääletamise juurde. Palun anname käega märku, kes on nõus Kohila vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamiseks, nii nagu siin teile ette loeti ja ette on toodud. Palun anname käega märku. Ühehäälselt. Aitäh! Kohila vallavolikogu spordikomisjoni koosseis on kinnitatud. 7. päevakorrapunkt. Vallavolikogu külade ja turvakomisjoni koosseisu kinnitamine, ettekandja külade ja turvakomisjoni esimees Kaupo Männiste. Palun, Kaupo. Nii, tere ka minu poolt. Külade ja turvakomisjoni koosseisu on siis üles antud järgmised inimesed, et mina komisjoni esimehena EKRE poolt, lisaks veel Rein Kolon, siis Parem-Kohila poolt Inna Laanmets, kes on aseesimees, Birgit Villum, Kaire Puhkan ja Isamaa poolt Alar Haabma, Mariann Saar, Nelli Talas, Regina Sulakatko ja Shanna Randma. Suur tänu. Kas on küsimusi? Ei ole küsimusi. Aitäh, Kaupo. Saame minna nüüd hääletamise juurde. Palun anname käega märku, kes on nõus Kohila vallavolikogu külade ja turvakomisjoni koosseisu kinnitamisel ette loetud ja siin ka ette kuvatud koosseisus. Palun anname käega märku. Ühehäälselt. Aitäh! Kohila vallavolikogu külade ja turvakomisjoni koosseis on kinnitatud. 8. päevakorrapunkt. Vallavolikogu tunnustamiskomisjoni koosseisu kinnitamine, ettekandja tunnustuskomisjoni esimees Jüri Vaitsalu. Palun, Jüri.
tere õhtust! Teen ettepaneku tunnustuskomisjoni esimehena kinnitada komisjon järgmises koosseisus 9-liikmelisena. Isamaa poolt Jüri Valsalu, Edith Maasik, Kristiina Mägi, Lea Kõiv, Mariann Saar. EKRE poolt Katri Pajumets, Parem-Kohila poolt Hinna Laanmets, Riina Lehtsalu, Marika Jahilo. Suur tänu! Suur tänu! Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, aitäh! Saame minna hääletamise juurde. Palun anda käega märku, kes on siis vallavolikogu tunnustuskomisjoni koosseisu kinnitamise poolt. Palun anname käega märku. Ühehäälselt, aitäh! Vallavolikogu tunnustuskomisjoni koosseis on kinnitatud. 9. päevakorrapunkt, vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Ernits. Palun, Jaanus. Aitäh, head kolleegid! Teen ettepaneku nimetada vallavolikogu revisjonikomisjon järgmises koosseisus. Parem-Kohila poolt Jaanus Ernits esimehena ja Anu Heinikainen. Isamaa poolt Arne Suviste, Reformierakonna poolt Aivo Laadoga ja EKRE poolt Siim Poom. Aitäh! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Siis saame minna hääletamise juurde. Palun anda käega märku, kes on nõus vallavolikogu revisjoni koosseisu kinnitamisega. Siin teil ette kuvatud ja ette loetud koosseisus. Palun anna käega märku. Ühehäälselt, aitäh! Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseis on kinnitatud. Saame minna 10. päevakorrapunkti juurde. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine. Ettekandja ametisse asuv vallavanem Allar Haljasaar. Allar, palun. Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed, teie ees on otsuse eelnõu vallavalitsuse liikmete kinnitamine. Ja vastavalt eelnõule on ettepanek kinnitada Kohila vallavalitsuse liikmed järgmiselt. Vallavanem Allar Haljasaar, vallavalitsuse liige Väino Maasalu, vallavalitsuse liige Lii Mäll, vallavalitsuse liige Erki Olo. Tuletas meelde meie eelmist volikogu koosolekut 17. novembril, kus ma tutvustasin teile vallavalitsuse struktuuri, mis sai ka kinnitatud 5-liikmelisena, siis tänaseks on meile teada, et tänane abivallavanem Villu Karu on otsustanud lahkuda Kohila vallavalitsusest ja tema ametikoha täitmiseks on välja kuulutatud konkurss ja loodame, et me saame väärika järeltulija uue abivallavanema ametikohale ja kui see isik on selgunud, siis ma tulen uuesti volikogu ette ja teen ka vastava sisulise uue otsuse eelnõu. Aitäh! Suur tänu, Allar. Kas on küsimusi Allarile? Jaanus, palun! Aitäh! Teadaolevalt üks vallavalitsuse liige, nii praegune kui tulevane, on ametisuhe on tal ametlikult peatatud hetkel. Ehk siis me räägime Erki Olost, eks ole. Ma saan aru, ta on lapsehoolduspuhkusel. Kas see kuidagi ei sega vallavalitsuse tegevust? Kuidas vallavalitsus praegu üldse hetkel toimib? Kas keegi asendab teda? Kuidas see saab olema? Kuidas see on planeeritud? Kas vallasekretär tahaks lihtsalt selle õiguslikku poolt selgitada? Iseenesest on
ju vallavalitsus ja ametikohad tegelikult ei ole omavahel seotud, aga võib-olla lihtsalt volikogu liikmetele natukene see õiguslikku poolt selgitada. Just, et Erki Olo on ametis arendusnõunikuna Kohila vallavalitsuses ja ta on arendusnõuniku ametikohalt lapsehoolduspuhkusel. Et vallavalitsuse liikmena ta saab töötada. Ehk siis praegu ma saan aru, et iga valitsuse istung on kohal, teeb oma töö. Ta teeb nii, nagu on vajalik, jah. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis suur tänu, Allar. Ja saame minna hääletamise juurde. Et palun siis anda käega märku, kes on nõus vallavalitsuse liikmete kinnitamisega siin teil ette loetud ja ka ette kuvatud koosseisus. Palun anname käega märku. Ja aitäh! Ühäälselt Kohila vallavalitsus liikmed on kinnitatud ja jõudu tööle vallavalitsusele uuele siis, kui ametisse asuv vallavanem ka tööle asub, see on 20. detsembril. Esindajate nimetamine Raplamaa omavalitsuste liitu ja ettekandja on volikogu esimees Heiki Hepner. Hea volikogu, teie ette on siis kuvatud omavalitsuste liitu nimetatavad isikud, et Raplamaa omavalitsuste liidu üldkoosolekul täiskogu nime all siis Heiki Hepner ja tema asendajaks Kaupo Männiste, kui Heiki Hepner osaleda ei saa. Ja vallavalitsuse esindajana siis Allar Haljasorg täiskogus ja kui valla abivallavanem saab ka uuesti ametisse, et siis me saame ka seda punkti täiendada ja asendajaks ka abivallavanema panna, nii on meil ka olnud traditsioon. Ja kolmas punkt on siin, et nimetada Kohila valla poolt Raplamaa omavalitsuste liidu juhatuse liikmeks Heiki Hepner. Et see on nüüd lühidalt selle päevakorrapunkti sisu. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh, siis saame minna hääletamise juurde. Palun anname käega märku, kes on nõus siis ette loetud kujul ja ka teile praegust kuvatud kujul nimetama esindajad Raplamaa omavalitsuste liitu. Palun anname käega märku. Ühäälselt, aitäh! Esindajad Raplamaa omavalitsuste liitu on nimetatud ja saame minna 12. päevakorrapunkti juurde, milleks on siis esindajate määramine sihtasutuse Raplamaa omavalitsuste arengufondi nõukogusse. Ettekandja uuesti volikogu esimees Heiki Hepner. Ja volikogu, siin on ka teile nüüd ette kuvatud see otsuse eelnõu ja igal omavalitsusel Raplamaal on siis õigus nimetada 2 inimest Raplamaa omavalitsuste arengufondi nõukogusse ja traditsiooniliselt on olnud siin tõesti ka vallavanem Allar Haljasorg oleks siis uue liikmena ja Jüri Valsalu oleks volikogu poole pealt ja Jüri poole pealt on ka siis see, et Jüri on olnud ka seni eelmist 4 aastat arengufondi nõukogus ja olnud ka varem, nii et Jüril on see ka kogemus olemas. Kas on küsimusi? Jaanus, ole hea. Ma saan aru, et sinna nüüd on need 2 nime paika pandud. Kas neid nimesid kuidagi muuta ka saab? Või kuidas need nimed sinna tekivad? Kas selle kohta selle üle ei tule hääletust?
no volikogu saab ju oma otsustuspädevuses Et kui- teha, üldiselt on olnud kui Parem-Kohila sooviks esitada sinna teised kandidaadid, kuidas käituma peaks? Või kuidas see protseduuriliselt toimuks? no tegelikult on nüüd, kui näpuga järge ajada, eks siis on võimalik ju alati eelnõu osas esitada oma ettepanekud muudatuste osas. Noh, parem oleks muidugi, kui need juba ettepanekud oleks aegsasti tulnud, aga kui nüüd need on olemas ja soovitakse kedagi välja vahetada, muuta, siis see variant on, see võimalus on ju volikogul olemas teha mingid muudatusettepanekud siin, eks me siis saame hääletada, volikogu ju võtab häälte enamusega need otsused vastu. Ehk siis sel juhul ma teen Parem-Kohila poolt ettepaneku määrata Kohila valla esindajateks omavalitsuste arengufondi nõukogus Allar Haljasorg ja Inna Laanmets. Kes see? Inna Laanmets? No tähendab, et asendada Jüri Valsalu Inna Laanmetsaga, ütleme siis niimoodi. Sest sealt oleks, et me saame panna siis Anu ju konkureerivale hääletusele selle muudatuse sellisel kujul. Või kuidas selle õiguslikult oleks? Ja palun, Andrus. Esimesena läheb ikkagi hääletusele see eelnõu, Ja. mis on meile saadetud tehtud. Just, Juhul, kui see saab vastuhääli rohkem kui poolthääli, siis läheb teine eelnõu hääletusele. Et nojah, aga ta ongi nagu mõnes mõttes nagu konkureeriv hääletus, et esitamise järjekorras hääletatakse, sellega ma olen nõus. No. Ei ole isiku hääletamisega, seda sai otsustatud, et ta ei ole nüüd, ta on nagu esindaja määramine, esindajate määramine. Ta ei ole justkui. Kui seda muudatusettepanekuna käsitleda, siis peaks seda ettepanekut eraldi hääletama. Kui nüüd oleks konkureeriv hääletamine, et siis ta ikkagi vist antud olukorras ei ole, et siis peaks olema 2 eraldi eelnõud, konkureerivat eelnõud, samasugused reguleerivad. Ehk et siis pigem peaks hääletama läbi muudatusettepaneku. Ahah, nii et praegust, et tegelikult ta konkureerivana siis pigem muudatusettepanekutena hääletama ja siis pärast hääletama, kui muudatusettepanekud poolthääli ei saa, siis hääletame seda eelnõud eraldi just. Nii, aga siis palun nüüd siis tähelepanu, panen hääletamisele muudatusettepaneku, kus siis oli Arengufondi nõukogusse kandideerijatena nimetatud Allar Haljasorg ja Jüri Valsalu. Ja kõigepealt hääletame seda muudatusettepanekut. Kui see muudatusettepanek saab mida? Inna Laanmets. Just, vabandust. Et Allar Haljasorg ja Inna Laanmets, see on selle muudatusettepaneku. Ja kui see muudatusettepanek läheb läbi, vajalik on lihthäälte enamus, siis hääletame nii või naa, sõltuvalt sellest veel korra pärast tervik otsuse eelnõud. Et niisiis, kes on selle muudatusettepaneku poolt, mis siin nüüd esitati, et
Kohila valla esindajateks sihtasutuse Raplamaa Omavalitsuste Arengufond nõukogus on Allar Aljasorg ja Inna Laanmets. Palun anname käega märku. Ütleks lugeda. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kes on vastu? 10, see on mina. Ja kes on erapooletu? 1 erapooletu. On meid kokku 18. Ja. Et siis see muudatusettepanek toetust ei leidnud ja nüüd me siis saame minna selle otsuse eelnõu tervikteksti hääletamise juurde. Ja palun andke siis käega märku, kes on Kohila valla volikogu otsuse poolt Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogus liikmete nimetamisel Allar Aljasorg ja Jüri Valsalu. Palun anname käega märku. Mina. 13 poolt oli. Kes on vastu? 6. Kes on erapooletu? Keegi osa ei võtnud hääletamist ja järelikult ei võtnud. Et oli 13-6 praegu, jah. Nii, ja sellega on siis Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogusse nimetatud Allar Aljasorg ja Jüri Valsalu. See otsus on vastu võetud. Me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. 13. päevakorrapunkt. Vallavara tasuta kasutusse andmine Suvila tee 27 ja 27a Aespa. Ettekandja maanõunik Varje Kajaste. Aitäh, paneme selle protokolli ka. Austatud volikogu, minu eelnõu puudutab siis vallavara tasuta kasutusse andmist. Vastavalt Kohila vallavolikogu määrusega kehtestatud vallavara valitsemise korrale otsustab siis vallavara kolmandatele isikutele kasutusse andmise tasuta või tavalisest väiksema tasu eest volikogu. Ja taotlus on tulnud mittetulundusühingult Aespa kodu, kes soovib 10 aastaks tasuta saada maad Kohila valla omandisse kuuluvast Aespa alevikus asuvast Suvila tee 27 kinnisasjast ja Suvila tee 27a asuvast kinnisasjast ligikaudse suurusega 2,3 hektarit. Maa-ala taotlemise põhjus on sinna avaliku mitmefunktsionaalse aastaringselt kasutatava sportimise ja vaba aja veetmise pargi rajamine, kus on siis ette nähtud polüfunktsionaalne väljak, jalgpall, korvpall, võrkpall, jooksurada, köisraudtee, kiik, väikelasteala, skatepark ja ronila. Ja sinna tuleb rajada ka olemasolevalt teelt lähtuv juurdepääsutee ja parkla. Seda soovitakse teha mitmes astmes ja esimese etapi arendamiseks soovib siis mittetulundusühing Aespa kodu taotleda toetust Raplamaa partnerluskogu liidermeetmest elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine. Meetme taotlusvoor on juba avanenud alates 15. novembrist ja voor on avatud kuni 15. detsembrini. Seetõttu oli selle eelnõu esitlemine käesoleval volikogul ajakriitiline. Aga rahastamise ja projekti elluviimise üheks eelduseks on
tavaliselt see, et taotlejal oleks maakasutusõigus ja maakasutusleping peab kehtima vähemalt 5 aastat peale toetuse viimast väljamakset. Ja siia tuleks siis juurde ka arvata varuaeg, sest rahastamine ei ole veel paigas. Nii et minupoolne ettepanek on siis anda mittetulundusühingule Aespa Kodu 10 aastaks tasuta kasutusse Kohila valla omandisse kuuluvast Suvila T27 kinnisasjast ja Suvila T27A asuvast kinnisasjast vastavalt siin kuvatud lisale 1 maad, et saaks teostada planeeritavaid kohaliku elu edendavaid tegevusi ja taotleda selleks rahalist toetust. Suur tänu. Minu poolt siis ka maakomisjoni esimehe poolt ka kaas ettekanne ja head volikogu liikmed, kuna meil komisjonide koosseisud me kinnitasime alles ju täna, aga tegemist on ajakriitilise küsimusega ja meil ei olnud võimalik ka seda edasi lükata, siis ma saatsin eelnevalt ka kõigile volikogu liikmetele nende 2 punkti osas, mis ka meil nüüd siin käsitlemist leiavad, ka järgmise punkti osas teile ülevaate ja võimaluse küsimuste esitamiseks ja arvamuste avaldamiseks ja siis ka läbirääkimiseks. Tegemist ei olnud komisjoni koosolekuga, selles mõttes ei olnud seal ka mingit hääletamist, vaid see pigem oligi selline volikogu liikmete täiendav kaasamine. Ja ma juhin ka lihtsalt tähelepanu sellele, et kui nüüd tekib ka küsimus, et mis alusel nagu me täna saaksime otsustada, siis loomulikult komisjonid on need kohad, kus me saame anda sisendit, kus me saame läbi rääkida, aga samas meie põhimääruse paragrahv 17 lõike 2 puhul on komisjoni otsused volikogule soovituslikud. Ja see nagu et me ei ole saanud komisjonis seda arutada, ei ole õiguslikuks takistuseks ja samuti on siis võimalik ikkagi päevakorda neid lisada, sama meie põhimääruse paragrahv 22 lõige 2 ütleb, et komisjoni poolt läbi vaatamata eelnõu arutusele panemise otsustab volikogu esimees. Ja minu poolt ka see ettepanek tuli, kuna tegemist on olnud ajakriitilise eelnõuga. Tõepoolest, meile tuli ka üks küsimus Anu Hännikainen, e-posti teel meil see infovahetamine käis ja küsis, et arvas, et Aespa Kodu eelnõu puhul ei ole tegu aegkriitilise küsimusega, et seda ei tuleks ilma komisjonidest arutamata teha ja et Aespa on kiirelt arenev piirkond, lasteaed on tähtis, mänguväljakud on tähtsad, samuti on oluline, et vald ei annaks põhjalikult läbikaalumata käest maid, mida ta strateegiliselt endal vaja läheb, näiteks Aespa kooli või muu säärase jaoks. Ja rekreatsiooniala jaoks oleks maad kergem leida. Sellele küsimusele ka Varje Kajaste ka vastas, aga tõepoolest võib-olla ka omalt poolt siiski mõned märksõnad selle juurde veel lisaks, et tegemist on ajakriitilise eelnõuga ja siin ei saa ka kuidagi mitte kõige vähemalgi moel vallavalitsust süüdistada selle asja ettevalmistamisega, kuna lihtsalt uus volikogu koosseis astus töösse nii, nagu ta nüüd on astunud, et sinna ei olnud nagu ka midagi teha. Aga teisalt on meil olemas selle ala kohta ka detailplaneering, mida me saame kasutada selle mänguväljaku
kavandamisel ja et me oleme sinna ka juba selle maa taotlemisel ette näinud seda tüüpi lahendusi ja see ei ole kuidagi ka valla üldplaneeringuga vastuolus. Ja mis on nagu väga oluline ka siin ära tegelikult markida, on see, et vald ei võõranda seda maad. Vald annab selle kasutuse tähtajaliselt ja kui meil ühel hetkel ka peaks tekkima vajadus kooli jaoks, siis tõepoolest paneme selle kooli, arutame seda kooli, ma toon lihtsalt ühe näite nüüd, nagu siin ka toodud, et siis peaksime sellega jõudma ka kindlasti üldplaneeringusse ja pärast seda ka, kui meil nüüd ühel hetkel ikkagi kooli on aespas vaja ja me leiame, et ta peaks just selle koha peale tulema, siis on meil sinna, ma mõtlen nüüd seda kogu seda suvilad ja 27-27a territooriumi, siis sealt praegust on ka tegelikult piisavat ruumi, et ka see kool sinna tulevikus tegelikult teha. Ja lõppkokkuvõttes kindlasti mänguväljaku kasutusiga ei ole ka ju lõputu, et eks ta ka ühel hetkel amortiseerub ja kui see aeg kätte jõub, et meil oleks vaja midagi muud, et eks me siis, ma ütlen, meie vald ei anna seda maad lõplikult käest ära. Aga nüüd on võimalik esitada küsimusi. Palun. Jaa, palun, Anu, ole hea. Küsimus aegkriitilisuse kohta, et mida see peaks tähendama juriidilises keeles? Et see toiming on praegu aegkriitiline. Mis suhtest on aegkriitiline? Mis asi on rahastuse taotlemisega. See on tegelikult seotud rahastuse taotlemise tähtajaga. Ei, lihtsalt tekkiski küsimus, et aegkriitilisus, et vallaelus on neid projekte ja juhtumeid küll ja veel, mis tegelikult lükkuvad aastate takku, et lihtsalt tekkis küsimus, et mis siin siis äkki nii aegkriitiline on, et nüüd ruttu tuleb tegutseda. Samas, Aespa tõesti, nagu ma ütlesin, on väga kiiresti arenev piirkond, et see suhtes keerukas käia, aga aegkriitilisuse suhtes tekkis küsimus, et miks see nii kiire on, sest projektirahastused on iga aastased, need kogu aeg tulevad rahulikult. See on puhtalt ainult rahastuse taotlemise tähtajaga seotud. Nagu kõik teised objektid. Nii, on veel küsimusi ja Inna, palun. Ma küsin selle küsimuse, et teada on, et tõesti on tähtaeg 15 detsember ja tean päris mitmeid, kes Kohilast plaanivad ka meetmesse esitada, et küsin seda, et kas kaasrahastus selle projekti puhul on 10%, et kas see on meil ka täna olemas, et tavaliselt selle taha paljud esitamised jäävad? No ma loodan, et vallavalitsus, ma ei oska praegu seda kommenteerida, aga et ma ei tea, kas sa oskad ütelda, aga muidugi, eks me hakkame järgmise aasta eelarvet tegema ja alati on selliseid asju võimalik ka muidugi reservist lõpuks ka rahastada, aga oskad sa kommenteerida, tavaliselt me oleme niisugust eelarvet ette ka näinud, toetust selle 10%. Tähendab, me oleme andnud MTÜ-dele siis oma osaluse katteks raha küll, et see ei ole üldse ainulaadne ja viimane kord oli vist Kohila selle paberivaabrik MTÜ-le suuremas osas, aga selle aluseks olema taotlus, et ma ei tea, kas praegu selline taotlus on esitatud, et kui see esitatakse, siis vaatame läbi ja pole välistatud. Minu küsimus ainult sellest, et kui tulevad mõnast veel ja tulevad teised ka küsima, et siis No ega siis saab ju, eks vallavalitsus peab otsustama siis. Just, aga selles mõttes on vallavalitsusel palju lihtsam otsustada, kui need taotlused on varasemalt teada, et need saab planeerida ka eelarvesse, et see, kui see tuleb niimoodi ootamatult äkki, siis ja selleks pole rahasid planeeritud, siis see võib olla problemaatiline, siis peab kuskilt lihtsalt mujalt näpistama. Ma omalt poolt veel lisan seda, et taotluses oli ka
soov MTÜ Aespa Kodu poolt, et vald toetaks nagu geoaluse tegemise rahastamist. Et selline soov oli see ongi ka selles mõttes, et sellele pärast tuleb selline detailsem lahendus, kus me saame siis ka veel arutada seda, et kui me tahame midagi sinna veel lisada või kus mingi konkreetne asi tuleb, et selle peale saaks nagu siis ka tugineda, et see asi täpselt paika saaks panna, aga Jaanus oli küsimus, ja palun. Ja, mul ei ole pigem küsimus, mul on rohkem repliik või kommentaar, et tundub natuke kummaline ajada seda asja selles mõttes nii-öelda selle süüks, et uus volikogu astus nii hilja ametisse ja tänu sellele ei saanud vallavalitsuse eelnõu ette valmistada. Ei meeldi pärast kaklust rusikatega vehkida ega näpuga näidata, aga oleks saanud teha rahulikult täpselt samamoodi, nagu tegi Rapla vald. Vana volikogu oli meil olemas, vana maakomisjon oli meil olemas, oleks saanud rahulikult sealt läbi lasta, oleks saanud seal ära hääletada, poleks mingit muret olnud. Aitäh! Võib-olla lihtsalt üks tähelepanu juhtimine veel selles suhtes, et siis meil oleks olnud muidugi ka see volikogu kokkutulemine lükkunud pisut hiljemaks veel, sest me tulime kokku ja kui volikogu tuleb juba korra kokku, siis enam lõpevad ka eelmise koosseisu volitused tegelikult ära, et kui õigem mitte isegi kokku ei tule, kui need otsused tehakse, et kutsutakse, kuulutatakse välja. Selles suhtes, et jah. Taotlus tuli 15. oktoober ja siis 17 olid valimised. Nii. Anu, palun, teine Anu, Igesen. Mul oleks küsimus Innale, et sai nimetatud, et siin on ka teisi taotlusi planeerimisel, et kas võiks neid tutvustada? No, minul ei ole võimalik tutvustada, aga lihtsalt tean seda, et Põhja vallas teised MTÜ-d on alustanud ka projektide kirjutamist, et mitte konkreetselt öelda ühte projekti või seda tutvustada, et tean lihtsalt, kuna olen Raplamaa partnerluskogu juhatuse liige, et tean, et Kohilast on tulemas mitmeid projekte. Nii, on veel küsimusi? Ja, palun, Aivo. Võib-olla kommentaari vormis lihtsalt, et aastaid tagasi oli sarnane situatsioon Kohilas Viljandi maantee 9-ga, kus on kiirvõrdlustuskiosk ja seal oli samamoodi tähtaega asjad, siis ei olnud see nii aegkriitiline, kui käesolev või tänane volikogu esimees oli vallavanem, sai korduvalt tehtud talle ettepanekuid võtta see volikogus teemaks, siis ta unustas seda ja hoopis tühistati tähtajaline maakasutusleping, et miks on eelistatud üks firma. Et siin on sama küsimus, et miks on eelistatud üks MTÜ, võib-olla peaks kuulutama välja konkursi. See oli ka aegkriitiline, ma mäletan seda, me tegelikult arutasime seda korduvalt. See vastus muidugi tähendab, et see väide muidugi ei ole tõsi, et Kohila valla valitsus seda ei oleks arutanud, tõepoolest mina olin siis vallavanem ja eks me võime ju tagantjärele neid vaadata, need on ka käinud komisjonides läbi. Siin on nüüd üks oluline eripära selles suhtes. Ühel juhul oli tegemist ettevõtlusega, teisel juhul on tegemist avaliku teenuse pakkumisega. See on kardinaalselt erinevad lähenemised, aga tõepoolest siis jõuti selleni, et ka tõesti neid arutelusid oli korduvalt ja korduvalt, et selle puhul, et sinna ehitada, ma arvan, kui see oleks olnud nagu nõus ja valmis, siis vallavalitsuse taha see küll ei oleks jäänud, aga see on nüüd tagasivaade sellele. Aga siin on üks kõige suurem erinevus on just avalik teenus ja ettevõtlus
kui rääkida konkurssidest või millestki sellisest. Et loomulikult olen seda meelt, et kõiki tuleb kohelda võrdselt. Selles pole mingit kahtlust. Nii, on veel küsimusi? Aga kui küsimusi ei ole, siis aitäh, Varje, siis on meil aeg minna otsustamise juurde. Ja meil on siia ka oli ette kuvatud vallavara tasuta kasutusse andmine, suvila tee 27 ja 27A ja siin ka siis lühidalt refereerides neid punkte, et lubada Kohila vallavalitsusele anda mittetulundusühingul ASPA kodu 10 aastaks tasuta kasutusse osa Kohila valla omandisse kuuluvast Rapla maakonnas Kohila vallas ASPA alevikus suvila tee 27 asuvast kinnisasjast ja suvila tee 27 asuvast kinnisasjast. Ja kasutaja rajab antud maa-alale avaliku mitmefunktsionaalse aastaringselt kasutatava sportimise ja vaba aja veetmise pargi ning tagab maa-ala sihtotstarbelise ja avaliku kasutuse kõigile soovijatele vastavalt kasutaja poolt kehtestatud reeglitele. Kasutaja kannab maa-ala kasutamiseks seotud kõrvalkulud ja kasutaja peab tagama maa-ala hoolduse vastavalt vajadusele oma kulul, mis tagab maa-ala sihipärase kasutamise säilimise. Kõik tegevused maa-alal tuleb kooskõlastada kinnisasja omanikuga. Ja maa-ala avaliku kasutamise lepingu lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik lepingu kehtivuse jooksul kasutaja poolt kinnisasjal tehtud mistahes parenduste maksumust ja tehtud kulutusi välja arvatud, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Ja sellele tegelikult, et seda saada, tuleks sõlmida ka siis avaliku kasutamise leping ja otsus teha loomulikult teatavaks ka ASPA kodule. Ja otsus jõustub siis teatavaks tegemisel. Et see on selline nüüd eelnõu ja asume hääletamisele. Et palun anda käega märku, kes on selle otsuse poolt. Kes on vastu? Üks on vastu. Kes on erapooletu? 2 on erapooletud. Otsus anda vallavara tasuta kasutusse suvila tee 27 ja 27A ASPAs on vastu võetud. Ja nüüd saab siis Marion ka liituda meiega, ole hea. Päevakorrapunkt 14. Osaühing Kohila maja põhikirja muutmine. Ettekandja finantsjuht Liimel, palun. Nii, tere siis minu poolt. Kannan ette siis eelnõu ja Kohila maja osakapitali, Kohila maja põhikirja muudatuse osas. Selle aasta Kohila valla investeeringute eelarves on planeeritud siis Kohila maja osakapitali suurendamine summas 1 645 000 eurot ja pärast nimiväärtuse suurendamist on Kohila maja osakapitali suurus 4 081 752 eurot. Nüüd selle eelnõu sisuks ongi siis Kohila maja põhikirja muudatus ja seoses osakapitali nimiväärtuse suurendamisega muuta osaühing Kohila maja põhikirja ja asendada punkt 3.1.1 alljärgnevalt. Osaühing osakapitali miinimumsuurus on siis 1 250 000 eurot ja osaühing osakapitali maksimumsuurus 5 miljonit eurot.
vastavalt siis vastavalt äriseadustikule paragrahv 139 lõige 1 peab miinimumkapitali suurus olema vähemalt 1/4 maksimumkapitali suurusest. See on siis ka põhjus, miks on tehtud siia muudatus, mis eelnõus, teie eelnõus, mis oli teile algul kättesaadav, oli miinimumsuurus veel endiselt 1 miljon. Nüüd on see tähelepanek enne volikogu istungit märgatud. Nii. Ja kaasettekandjaks sõna Kohila maja nõukogu esimees Allar Aljasaar. Palun, Allar. Hea volikogu, tahan siinkohal rõhutada üle, et tegemist on siis Kohila maja põhikirja muudatusega. Antud otsuse eelnõu raames ei toimu ei rahalisi ega mitterahalisi tehinguid. Nii nagu me teame seda, et Kohila vald on panustanud Aespa Villivere vee- ja kanalisatsiooni projekti, on teinud seda ka riik. Riik on Euroopa Liidu vahenditest leidnud siis 85%-lise omaosaluse ja Kohila vald koostöös siis Kohila majaga vastutab selle eest, et 15% omaosalust oleks kaetud. Ja nii nagu ka me kuulsime, et Kohila valla eelarves, investeeringute kavas on need vastavad summad olnud ja vastavad otsused on juba tehtud. Ja tänu nendele otsustele ongi siis nüüd suurenenud Kohila maja osakapital rohkem kui 4 miljoni euroni. Ja sellest lähtuvalt on ka äriseaduslikult kirjutatud, et osakapitali suurus võib olla kindel summa, aga samas võib ka määrata osakapitali miinimumsumma ja maksimumsumma. Kui tänase põhikirja kohaselt oli meil see põrand, siis ütleme 1 miljon ja lagi 4 miljonit ja see tähendab seda, et finantsseisund on siis mis tahes kuupäevaga, peaks siis see osakapitali suurus jääma selle vahemikku. Ja tänase otsuse eelnõu kohaselt ongi siis ettepanek, et osaühingu miinimumkapital võiks olla 1,25 miljonit eurot ja maksimumkapital 5 miljonit eurot. Et sisuliselt me viime vastavusse Kohila maja põhikirja tegeliku seisuga. Aitäh! Suur tänu! Nüüd on esinejatele võimalik esitada küsimusi. Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, siis saame minna hääletamise juurde. Aitäh! Ja panen siis hääletusele osaühing Kohila maja põhikirja muutmise, kus siis muudetakse punkti 311 osakapitali miinimumsuurust 1 250 000 euroni ja maksimumsuurust 5 miljoni euroni. Palun anname käega märku, kes on selle otsuse eelnõu poolt. Aitäh, ühehäälselt. Sellega on otsus vastu võetud. Ja oleme jõudnud oma volikogus 15. päevakorrapunktini muud küsimused. Enne kui ma annan teile kõigile, kes soovivad sõna, mul on meie järgmiseks volikogu koosoleku osas mõned mõtted ja küsimused teile, et arutaks seda, et tõepoolest Hageri siin saalis on ju mõnus olla, aga võib-olla veel mõnusam oleks muidugi ja õnneks ka see COVID-i nakatumise näit on langustrendis, et me võiksime järgmise korra võib-olla juba teha ka teda tohisool, aga ma küsin siia juurde, ka täna oli meil maakonna arengu nõupidamine, kus me olime ilma maskideta selle terve pika hommikust kuni siia hilise pärastlõunani
ja seal oli üks tingimus see, et inimesed olid vaktsineeritud. Et ma tean, et vaktsineerimine on, et see, kas keegi on või ei ole, et loetakse isiku, et kedagi ei saa ju otseselt seda sundida ütlema, aga tõesti on olemas ka need COVID passid, et kas on meil see võimalus näiteks, et me kõik, kui me oleksime kõik vaktsineeritud, et me saaksime järgmine kord olla ilma maskideta ja saaksime olla Tohisool. Ja Anu. Julgen selles osas öelda kooli kogemusest seonduvalt, et nakatunud on ka vaktsineeritud inimeste hulgas ja see ei taga piisavat kaitset. Et mina arvan, et sellisel puhul võiks ikkagi jätkata nii-öelda maskide kandmist ja seda passi mitte nõuda. Nii. Mul on üks selline ettepanek, et kuna järgmine kokkutulemine oleks 30. Et ta on hästi jõulu ja uue aasta vahel ja hästi paljud pered on tegelikult graafiku järgi saavad ära sõita kodudest. Kas kaugtöövorm 30. kuupäeval võiks olla meie puhul mõelda? Meil on järgmine kord suur tõenäosus isikuvalimised. See on nagu see koht suure tõenäosusega. Aga sellest, jaa. Mul ei ole Pasuna-koori vastu mitte midagi. Aga lihtsalt ettepanekuna, kas me võiks jätkata neid komisjoni istungeid siin majas? Selles mõttes, et lihtsalt... Volikogu istungid, jah. Et siin majas, siin on praegu hea vaikne rahulik, lihtsalt see, et sa tead ise, kõik teavad eelmisest volikogust, et see pahatihti oli volikogu ajal, Pasuna-koor oli kõrvalruumis, tegi proovi. Võib mõelda. Jah, aga saime tehtud ja muidugi seal selle pluss on muidugi see, et seal on selline ka online ülekande võimalus, et siin nagu meil puudub ka see pool, aga ole hea, Mariann. Ja mina tahtsin veel seda tähelepanekut öelda, et arvestades, et meil on siin kohe saabumas uus COVID-tüvi Omikron, mis pidi olema hiilgavalt nakkav, et mina pooldan piisavat hajutatust ja maske. Okei. Nii, aga mingi pilt siit sellest kujunes ja eks me saame siis jooksvalt olla ja vaadata ja otsustada, et maskide osas praegust tundub, et sellist on, aga eks me saame, ja Inna palun, taga oli Inna ja siis Anu. Ma siit omalt poolt ütleks võib-olla seda, et võib-olla me peaksime seda toolide paigutust siis kuidagi nii panema, et me teineteist näeme, muidu on nii, et me enamus vaatame üksteisele kuklasse ja see tundub ka niisugune natukene ebamugav ei teki niisugust silmsidet. Nii ta on, et sellest ka minu tegelikult see küsimus oli, et meil oleks olnud, sealt Tohisool tegelikult oleme, see on see miinus tänases tervisesituatsioonis kindlasti miinus, et me oleme suhteliselt kompaktsed ja ümber laua. Aga see on see pool ka, et kus me oleme siis saanud grupeerida, aga Anu. Tahtsin lihtsalt öelda, et see saal on muutunud väga kauniks, väga ilus sisekujundus on siia tehtud ja minu meelest on meil siin väga meeldiv olla. Ma tahtsin küsida, et kas internetiühendus siin oleks selline, mis võimaldaks ka otse vedada? Ja vastuse praegust võlgu. Aga eks me saame uurida seda. Et mingi mõttevahetus siin oli ja eks me siis nüüd vallavalitsusega koos siis ja Mariann veel kord. Tehniline küsimus, et kui need volikogu kutsed tulevad, et kas need saaks saata kalendrikutsena? Miks neid ei saadeta kalendrikutsena? Võt jään vastuse võlgu.
saame panna selle mõtte korra siia üles kirja. Fikseerime ära korra, vaatame uurimisele asja. Nii, aga nüüd me oleme volikogu töökorralduse osas siin nüüd aasta lõpus juba natukene mõtteid vahetanud ja üht-teist, eks me proovime siis siin veel ka arutada ja vaadata, et kuhu me lõpuks selle jõuame, et tõsi on see, et meil on suure tõenäosusega järgmine kord isikuvalimised ja siis on see kohalolek füüsiliselt hädavajalik, et see on paraku nii. Aga loodame, et me saame ikka enamus, meid peab olema vähemalt 11 inimest kohal. Et see on nagu selle miinimum, et volikogu toimida saaks. Et loodame, et ikkagi volikogu liikmed saavad valdavalt osaleda. Ja nüüd siis ka tõepoolest meil on enamus komisjon, aga täna moodustatud sotsiaalkomisjon jäi veel moodustamata. Loodetavasti järgmine kord me saame ka siis koos komisjoni esimehe nimetamisega kohe ka moodustada sotsiaalkomisjoni, kinnitada järgmise punktina ka liikmed, nii et mul on kõikidele nimekirjadele palve ka see, et juba mõtelda ka sotsiaalkomisjoni peale ja küllap te olete ka selle peale mõtelnud, et me saame ta 30. siis detsembril kinnitada ka sotsiaalkomisjoni koosseisu. Ja Inna, palun? Ma tegelikult eelmine kord sai ka seda teemat avatud, et meil ei olnud, me ei hakanud tegema sellist vahevarianti. Allar on liikumas volikogust välja ja sealt tuleb Uku asemele, et meil ei olnud mõtet näiteks stiilis, et Allar oleks olnud formaalselt sotsiaalkomisjoni esimees ja Uku oleks siis oleks pidanud ikkagi vahetama, et me lihtsalt ei teinud praegust seda üks formaalset käiku. Et see oli nagu see põhjus. Ja kohe saate sõna veel, aga ma veel ühe mõtte ütlen, et nüüd on meil komisjonid moodustatud, kindlasti vallavalitsuse ametnikud juba hakkavad ka komisjoni esimeestega suhtlema ja komisjoni koosolekud sõltuvad sellest, et kuidas meil nüüd päevakorrad kujunevad, tulevad juba kas detsembris siin kokku või siis igal juhul kindlasti kõik komisjonid tulevad kokku jaanuaris. Jaanuaris me hakkame arutama ka eelarvet, et selles mõttes ja kõikide komisjonide eelarve osad käivad ju ka vastavalt komisjonist läbi, nii et nüüd me saame hakata sisulise tööga ja meil tõesti, eks nüüd komisjoni esimeestega me ka arutame natukene seda, et mis aegadel need komisjoni koosolekud võiksid olla. Maakomisjoni toimumise ettepanek on praegust teisipäev, aga eks iga komisjoni esimees siis saab ka ise seda otsida ja vaadata ja mõtelda, missugune on nagu selline sobivaim päev ja kindlasti siis suhtleb juba komisjoni liikmetega. Et nüüd meil tuleb siis tõesti ka need komisjonid kokku. Aga nüüd on vaba mikrofon teil kõigil, kes tahab. Jaanus, ole hea. Lihtsalt küsimusele, kelle sotsiaalkomisjoni liikmed on edastada? No ma arvan, et praegust võib ka kas mulle näiteks ära esitada, et see oleks võib-olla kõige korrektsem. Ja palun. On veel küsimusi? Ja Jüri, palun. Tunnustuskomisjoni esimehena ütlen, et tunnustuse need esildised peavad olema laekunud mälu järgi vist oli 5. jaanuar. Nii et sinna ei ole enam üldse väga palju aega ja tavaliselt on ikkagi olnud see häda, et aeg läks liiga kiiresti mööda, nii et mõtleme sellel teemal päris tõsiselt. Aitäh! Kas on veel? Tundub, et ei ole, aga siis võime sellega tänase volikogu istungi lõpetada. Volikogu istung on lõppenud. Aitäh!